Siit tuled uksest sisse. Siin on esimene koridor. Riiulid. Laudruum, toilet, vannutuba, üks magamistuba, teine magamistuba. Kolmas magamistuba. Siin on köök ja siin on huge ass suunituba. Ja nüüd on backyard ka veel. Siin taga on siuke. Ja siin on nagu boiler, mis lekib. Tere tulemast Austraaliasse. Juhu! Pane lihtsalt liha veidi juurde. Mida? Ja uskodu. Sest et need ei ole clearly visible from property pictures. Siia me jääme nälga, me sureme. See on kõht nii. Siis alustame sealt. Ma ei ole söönud, et sai siiamaani. Mis söös siis? Põhimõtteliselt siin riigis, kui rendid pinda, on siuke asi nagu mingi inspection stuff. Põhimõtteliselt see nagu maakler või kes iganes käib nagu enne rendile andmist maja läbi, teeb pildid kõikidest mingitest kriimudest, värviplekkidest, vigastustest, nagu mingi uksepiit on kulunud või mingi lukk ei tööta või mingi siuke teema. Pildid saab kõik üles, saadab condition reporti ja siis kui sa sisse kolid, siis sa pead selle asja kõik läbi käima, kontrollima, et kas sa nõustud umbes, et kui on seal pilt, et siin on mingi must plekk, et kas sa oled nõus sellega ja siis vaatama ka ise kõik üle, et kui leiad mingeid vigu kuskil, siis teed pildi. Nüüd me siin niimoodi oleme. Täidame oma reporti. Nii. Juppa. No Merilis siin küll midagi ei täida. Mida? Ma otsin diivanit meile. Väga suur loll pikk bürokraatia on siin riigis asjade rentimisega. Ei ole nii kerge, et vaatad Facebookis, et keegi üürib korterit või maja ja oled nagu, ma tahan. Kirjutad lepingule alla, kolid siis see kõik. No võt. Hello. 2 hours later. Love my life. Ei ole kuskile endiselt jõudnud. Me oleme mega suures poes. Põhimõtteliselt nagu siuke, nagu meil on Bauhof. On siin. Vaadake neid. Näkster. Bobby. Fail. Bobby. Tulime madratsit otsima, aga Bobby. Aga madratsit ei ole. Mitte kuskil, mitte üheski poes. Nüüd lähme. Üks variant on meil veel. Sest siin on kõik netist tellimisega. Vaadake, kui creepy see on. See hakkaks lihtsalt liikuma praegu. This is Halloween. Mis vara ei ole või? Ühesõnaga, me suundume järgmisse poodi, sest täna muidu magame põrandal. Käisime, otsime eelmisest poest kõik mingid puhastusvahendid ära ja siukse kraami. Ja nüüd otsime madratsit. Babinpeka katse 2. Tahtsime suksud näidata. Ühesõnaga, lähme nüüd madratsi jahile. See on meie viimane lootus. Kui tead, siit ka ei saa, siis magame täna maas. Ma ei tea, autos. Või üldse kist ei magagi. Nii et ühesõnaga, lähme vaatame.
mis pull on? Saik, vales majas oleme. Me lähme nüüd teise majja. Me käisime, võtsime siit süüa. Tegin siukse tantsu praegu see filmidki. Mis sõid? Ma sõin sushi handrolli, ma võtsin tuna siis avokaado. Kohalikus keeles. Siis ma võtsin tuna. Ei, seda ma ütlesin just. Ja siis ma võtsin, mis oli California või krabipolk ja ülibänger. Plus alati Kewpie mayo, saad aru, Kewpie mayo, mis on see mingi viraalne Jaapani majonees, mis maksab Eestis, mis ma olen näinud mingisugune, mingi 10, 11, võib-olla oli 8, ma veits liialdasin, ma ei mäleta, aga siin maksab seesama $5, mis on 2,5 euri. Ja nüüd me läheme uude poodi ja üritame sealt saada madratsi ja mõtlesin, Anneli tuleb ka siit poolt. Ühesõnaga, vaata, mis saab. No nii, oleme jõudnud mingi kuradi 3. poodi täna. Bobby on Bobby is tired. Ja lähme sinna. Tead, ma ütlen teile, loodetavasti tõesti me saame siit. Ma nagu liiga palju enam ei jaksa. Viimased uudised on siis sellised, et kuni pühapäevani saame ennast sisse seada ja esmaspäeval vist lähme kõik koos esimesele tööpäevale, et natuke vaadata ja sisse elada. Hello. Bobby ja Pega leidsid madratsi. Selles mõttes, et kui Alo ostab auto vaata, siis ja kui me kolime järgmisse kohta, siis need saab kaasa võtta. No teoorias küll. Aga vedrukat sa väga ei võta niimoodi kaasa naigalt. Meil on praegu küsimus, kas võtta vedruga või võtta foomiga. Ja meil on siin laaghelid grupis. Okei. Me oleme jõudnud Kmarti, mis on 24/7 avatud. Me läheme siit ostma nüüd endale tekke, patju, voodipesu ja tegime tellimuse ära teise poodi madratsitega. Me matchime Bobbyga. Bobby ja Pekka, neil on sama madrats. On ju, Bobby? Bobby ja Pekka. Sama madrats on meil. Me tellisime just ära. Lock them doors. So, let's go. Let's go. No nii, oleme jõudnud Kmartist lõpuks välja. Olime seal ma ei tea mitu tundi. Liiga mitu tundi. Bobby on hakanud räppariks. Tšika. No worries. Vaat seda ka, noh. Näita sinna flashi, palun. 2 madratsit hetkeseisuga, 3 patti ja 2 tekki, vähemalt 5 komplekti voodi, pesulinad, stange, veel asju ja 2 inimese asjad on veel panemata. Olo ja Keit ei ole siiamaani poest väljas. Ja ütleme niimoodi, et see on Jimmy jook. Ma tahtsin ka veepudelit vaadata. Amen. Okei, ühesõnaga, me tõmbame siit otsast kokku, näeme juba majas, kui me koristame, sätime tubasid. Teeme nii, et tellime DoorDashi ja kõigepealt siis hakkame koristama ja siis kui me oleme ära koristanud, siis saab DoorDash ja saab süüa. Ühesõnaga, davai. See on later, alligator, vaata. 1-1. Põhimõtteliselt oleme enamus majast ära koristanud. Meil on praegu teha veel ainult köök ja suurtuba, sest need olid asju täis meil. Ruumid suur on siis siuke. Siin on vannituba, vann, särgid, värgid. Siit on Anneli tuba. Bobby fucked up. Bobby fucked up. Bobby poob riiulid kokku. Bob the builder. Siin on meie tuba. Paert, Mr. Paert ja kilehunnik. Siin on vets ja laundry, mingid kapid. Siit on tuppa, siin on koridorikapp ja siin on meie suur tuba. Mis on hetkel full koli täis ja täiesti tühi. Ja siit lähed kööki. Ja ühesõnaga, full sättimine käib praegu. Bob the Builder. See ei matchi midagi. Ei matchi. Okei, me lähme paneme paga endast paika. Nii et vaatame, mis pärast saab. Pekka ja Bobby on tegudel.
Käisime just hommikust söömas ülinunnus kohas, mis oli mingi ümber nurga meie kodust. Ülihead pannakad olid. Mega head. Muidugi ilmselgelt ma kaamerat taas ei võtnud. Amatöör. Ühesõnaga, ja nüüd, kuna meil on vaja veits veel koju mingeid asju, siis me tulime mingisugusesse suurde kaubanduskeskusesse, kus on Big W ja Kmart ja see on nagu nii massive, nagu et Bobby and Becca for shopping. see on nii suur, et siin nagu, nii raske oli selle suure autoga siin manööverdada. No mina sõitsin ja ilmselgelt, siis oli raske sõita. Ühesõnaga, lähme siit tuppa, see on tõesti, see on nagu mega massive. Ja siis lähme käime Big W's ja Kmartis. Big W. Ja siis vaatame edasi, mis teeme. Meie tänased missioonid on tuua ära külmkapp ja tuua ära pesumasin. Mõlematel on kirjutatud ja diilid on kokku lepitud. Pesumasin on ranniku ääres kuskil mingi delfiini ranna lähedal something, midagi sukest oli. Ühesõnaga, eks näis, ilmselt on hästi ilus koht, hästi ilus sõit. Nii et vaatame, saame enda asjad kätte ja normaalset elu hakata elama. Hello! Ühesõnaga, siin on vaata siuke süsteem, et sa saad võtta raha automaadist välja ilma, et sul oleks kaarti kaasas. Ja siis me proovisime, sest meil on vaja täna pesumasin ja nõudeks osta. Või see külmkapp. Ja vaadake, esimesed dollarid on käes. Päris ilus raha on nagu hästi peenike raha, aga mega libe raha nagu. Hästi imelik. Ühesõnaga, me nüüd lähme otsime shoppamist edasi, kuhu saaks minna. Me ei ole seda poodi ikka veel üles leidnud, nii et don't know. Nii, me oleme siin shoppamas. Ja saate aru, siin on siuke asi nagu ämbliku hari. Nagu ämbliku võrguhari, mis käib nagu eraldi lahti ka veel. That's fucked up. See on nii veider ikka. Ühesõnaga, me oleme otsingul, kus on dušikardin. Ei leia. Vulsi. Ühesõnaga, pood on siin küll massiv, very massiv. See on ka nagu mingisugune linnak jälle nagu niimoodi, et vahepeal on mingid rohealad ja siis on mingid laste mängualad ja nagu täiega mõnus. See on nagu nii palju mõnusam kui see, kui nagu Eestis sul on mingi üks suur kaubanduskeskus. Nagu siin on sul hea, saad nagu tänaval kõndida, see on nagu siuke väike linnak. Taevas paistab, ilus ilm, mega mõnus, nagu nii palju rohkem ruumi on ja nagu värsket õhku. Mitte siuke rõve umbne mingi shopping vibes, vaata, kui sa lähed nagu Eestis poodidesse. Ühesõnaga jah, siin on see shopping centrid on päris lahedad. Me käisime Big W's ära. Nüüd lähme Kmarti. Ma tegelikult tahtsin endale veel äppelatusid tuppa. Aga kõik olid nii suured, ma ei ole nii väike. Vingumist kui palju. Ühesõnaga, ostsime esimesed klaasid ja lõikelauad ja mingid asjad kärast, et meil on kõik täiesti null. Bobby is tired. Bobby is tired, yes. Me käisime shoppamas koju asju. Lambipirnid ei kuku maha. Me käisime ostmas koju asju. Nagu mingi nõusid ja veel mingisuguseid asju, nagu et saaks hakata normaalselt seal elama ja nagu mega väsinud on olla, nagu ma ei taha mingi Big W'd ega Kmarti näha mingi 6 kuud. Ära väsitab see shoppamine, eriti kui sul on vaja nagu kõiki uusi asju. Ühesõnaga, Bobby is tired, nii et Bobby hängib lihtsalt. Seda sisse jäta, ma lubasin oma sõpradele, et ma ei hakka kunagi niimoodi tegema. Niikuinii jätan selle sisse. Niikuinii jätan sisse. Nõud. Aga vetsu ei lähe ju. Nõud. Veel nõud. Mul on tahaks tähega vett, nagu ma tunnen, mul on nii suur veepuudus. Ma ei taha midagi magust. Ma just tüün terve koka ära nüüd. Ühesõnaga, tegelikult on räme väsinud olla. Täna tuleb meil veel rännata ranniku äärde, et saada kätte
pesumasin ja külmik. Ja nii, et no täna läheb ikka pikale ära. Aga vähemalt saab asjad puhtaks pesta ja värki-särki, ühesõnaga. Lähme otsime nüüd sõbrad ülesse. Ja siis vaatame. Vist lähme koju tagasi. Rannailm on ka tegelikult räige. Trash on igal pool. Trash. Ühesõnaga, meil on koristus täies hoos ja isegi aednik tuli meil siia. Nii et ma näitan teile kohe. Meil on ülilahe aednik. Ma jätan ta enda taha plaanile. Ma nagu päris niimoodi otsa ei julge teda filmida. Ma ei tea, kas te näete teda või? Seal taga nurgas on. Ühesõnaga, meil on aednik ja kõik teevad midagi. Meie Keiduga oleme toas. Anneli on siin! Kurat, mu puhtad sussid! Ma panin ka lärtsaka endale vaata. Mu toa valged sussid, mis ma täna ostsin. Saate aru või? 5 tultsi eest. Nii numpsid. Sest siin on põrandad hästi külmad ja no ma olen full külma aares. Poisid teevad siin mingit värki. Siin mekaanikud varsti on uks korras. Vaadetavasti. Ja Anneli nühib siin. Oma aia mööblit. Oma aia. Ta on kõik ära pesnud. See on see, mis siin eile tänavalt kokku sai võetud. Kaupidi keerad, see on passi. Mina pahupidi või? Ühesõnaga, see oli meie aednik, nagu te nägite. Ja selle peale, et meil on ainult 3 toolid, siis putid istuvad maas. Jah. Ja no kogu aeg mõtlen, et täna teeme meie toa korda. Kes vaat ikka ei ole teinud. Vähemalt täna ostsime lambi. Siukse. Meie tuba on hetkel siuke. Full mess. Head suured aknad, meie kohvrid, kapp. Nii et ühesõnaga jah. Lähme toome nõude või selle pesumasina, külmkapi. Ja siis saab õhtul teha korda enda asju. Nii et ühesõnaga vaatame. Võtame teid kaasa ja lähme vaatame, kuidas saame. No nii, oleme alustamas sõitu külmiku järgi ja pesumasina järgi. Ja meie aednik vist ka lahkub koos meie. Bobi ja Pega lähevad nüüd poodi. Teised läksid tooma külmkappi ära ja Bobi ja Pega lähevad, toovad foodi ja siis lähevad ja õlut. Ja siis te lähevad pesumasinat pesema ja kööki koristama. Kuskil käis mingi praks. Need on inimesed. Siis äkki koristavad, saab homme siit teha kraami. Vaata, on paad ka. Võtaks ta paati. Vaata, et siis jootseid. Ühesõnaga, me oleme nüüd teel ja vaatame, kuhu me jõuame. Siin on veel kellegi asjad. Mingi sotila. Nii pime on, mitte midagi ei näe. Bobi ja Pekka on nüüd poodi jõudnud. Broccoli box cheese flavor või ma tahan lihtsalt cauliflower box. Raske otsus. Don't know. What's that? Cauliflower box. Tule järgi poodi. Lippame kodu poole minna.
Annelil on õlle ühes käes ja pesupulber teises käes ja tänu temale pidin ka mina dokumenti näitama, mida mul ei olnud. Ja siis võtsin mina lahti. Nii, pidin mina ka dokumenti näitama, dokumenti, mida mul ei olnud. Ja siis samal ajal, kui see tuhlas oma telefonis otsis dokki, siis ma tegin small talk'i, ma olin nagu, et kas see on hea õlu, et ma ei ole proovinud vaata kunagi, siis ta oli nagu, jaa, päris hea, ma jookse kogu aeg välja, siis ma küsisin, ta küsis, et you go now outside, siis ma olin nagu, nää. Ma olin nagu, kas siin on üldse kuskil käia välja, siis ta mingi, usually people go to the city. Mis kuradi the city? Mis city nagu? Putsi on kõik ripeldab, et ma ei küsinud talt, mis asi see city on nagu. Ühesõnaga, me oleme kuskil äärelinnas. Äärelinnas. Ja siin ei ole ühtegi normaalset kohta. Ja siin ainult nagu elamurajoonid. Ja siin nagu... Ja jõulupuufarm, kui me tööl lähme. Ja meie suurim küsimus oli üldse see, et kas nagu nad teavad, mis on ööklubi. Äkki nad nagu ei tea, mis on ööklubi. Vaadake, milline häärber meil siin meie kõrval on. Mitte meie omaga. Siin kõrval. Selle häärbi kõrval ja meie urtsid ikka teise tilluks ju. Ei, aga meil on jumala okei maja. Nii et ühesõnaga. Lõppu ei lähe, see on raskelt trimmerdatud. Siin ongi, oleks mööda pand praegu. Näe. Siin võib ettevaatlik peab olema, siin sneegid on maas. Teeri, mis just tehtud? No me siin pikalt valisime külmkappi. Mõtlesime, et kas autosse mahub. Mõtlesime, mõõdu linti nii pikka ei olnud. Võtsime istmed ära, Pärt läks sinna pikka. Pärt on 190, 170 külmkapp mahub. Ja siis kutid käisid kõik külmkapp ära ja selle peale me ei mõelnud, seda me ei mõõtnud, et kas see läbi ukse ka mahub. Mis on tegelikult debiilsus on see, et meie 2 välisust, esimene tagumine, on väiksemad kui kõik ülejäänud ukse vahed siin majas. Sest siit on nagu 78 senti ja see on 74 senti. Ja mis me nüüd teeme? Poisid krutivad külmkapi ukse teist ja siis tuleb C2. Ütlesin, meil on aias mingisugune soft spot, ma astusin sisse. What? Et vajub vaata veits. Jah, algus on kahjuks ühesõnaga teine päev siin ja super hästi läheb päevalt. Me saime siit valmis. Siit on nüüd ilus. Ja köögi saime ka korda ilusti. Tere hommikust! Täna hakkab meil siin juba asja saama kodust. Meie tuba on siuke peaaegu valmis, juba normaalsem. Saime voodipesu pesta eile, sest me saime eile masina kätte. Ja suht nups on. Hakkame just sööma. Ja siis lähme teeme esimesed tiirud väljas vist. Osad tahavad veel Kmartis käia mingeid asju osta. Ja jah, vaatame, mis saab. Vaadake meie imelist hommikusöökiga. Saime endale külmkapi eile. Siin tõstmas. Nüüd näeb juba elamise moodi välja see asi. Pesukuivatustation. Praegu sul kummikina kuivas ära. Bobi. Bobil on juuksed pesemata. Tegelikult kuivasid suht hästi asjad ära. Sul tegi kott see kujus ära, onju? Sest padjapüürid ma lapsin kokku, aga see... Ühesõnaga, full maja elab siin. Meie pessumas siin. Siin on mingid lollid keeratavad need. Meie pesumasin. Valtsival, klaasiga. Ja meie tagumine aed. Nii et, ühesõnaga, vaatame, mis see tänane toob. Hello. Huvien Pekka on tegudel jälle. Lähme vana aja jälle Kmarti. Mingeid viimaseid asju veel ostma. Ja kuna me tahame täna auto puhtaks teha, siis me tahaks ka osta mingeid autoasju. Nii et ühesõnaga, jaa, vaadake, siin on juba täitsa linn meil, juba siin kõrghooned. Lähme siit ilusti parklasse.
maksimum 2,1 kõrgust. Ja no kuna meil nii kõrge auto, siis meil on täiega see vahepealse teema, et kui on nagu mingi 1,9 midagi, siis me pigem ei lähe, sest me ei taha autot ära ritsida. Sest meil mürsik on kõrge. Hästi huvitav on see, et ausikad hoiavad nagu siin selle armatuuri peal nagu päiksekaitset. Neil on kõigil mingid siuksed, sest no siit on näha juba, et see päike sööb täiega autod ära. Nii veidra koha pealt, sest tegelikult siit on korras. Ühesõnaga, me läheme nüüd shoppama ja vaatame. Loodetavasti rohkem ei pea tulema. Nagu näha, siis saak oli hea. Saaneme huudi. Oli hea niimoodi. Ahoi! Kurat, kaigas logiseb, tead jah? Nii. Maja koristuse jätkub. Mina võtsin endale ülesandeks kasutada seda Giga peltaharja, et teha puhtaks meie akna ääred igast ämblike võrkudest asjadest. Ja igaks juhuks panin endale töösaapad ka jalga juba, sellised ägedad rohelised ostsin. Sest et üks sisalik juba peaaegu ründas mind, igaks juhuks äkki tuleb mingi uss kuskilt välja. Aga no tore, see ämblik, kes seal nüüd oli nurgas, see läks peitu ära. Koristamisest tegid? Ja Meri-Liis võttis endale ülesandeks auto puhtaks teha. Siin ta niimoodi koristab. Ja Pärt on niisama seal. Siin on mingi koeratoit. Mingid krabinad. Lähme siis. Hakkam pihta. Leidsi mingi siukse asja? Mis see on? No? See lima. See on nii veider. Vaadake, see on see, mille kõik teevad TikTok'e. Mis võtab siit igalt poolt vahelt nagu selle sita ära. I mean, see töötab mega hästi. Ma katsun ka. Aga see on nii velik nagu mingi... Ta on nii moist. Ta on nagu räme... Ta on räme moist. Oda! Täiega weird, aga see teeb enda tööd mega hästi. Stiki ja moist. Ma saan üli hästi aru, miks võiksid kostada, aga vaata, see on nagu mingi... Ma ei kuule. Seal puu otsas on... Siit ei ole näha siit. Papa kui pesad on siin? Ei, see on rong, kes karjub. See on see sama, eile ta oli selle posti peal, täna ta on selle posti peal seal. Nende on see rahvas. Tere hommikust! Täna on 4. päev majas. Tänased saavutused on pesuresti puhtaks tegemine ja pesu väljas kuivatamine ja lõunasöök väljas. Selle lauaga oli naljakas lugu. Väga suur müsteerium. See on nagu elu on simulatsioon lugu. Ühesõnaga, see oli kellelgi tänaval. Siin on see, et kui sa tõstad tänaval asjad, siis linn viib selle ära nagu mingi prügi või tahad välja vahetada, on ja nii. Mitte mingi jäätmejaam nagu Eestis. Ja see oli tänaval nagu ümber nurga. See oli nagu meie tänavalt lõpuni, selle teise risttänavalt lõpuni, paremalt veel veits edasi seal. Et ta ei olnud nagu meie tänava peal või kõrval tänava peal, ta oli nagu kaugel. Ei olnud, ta oli niimoodi, et siit meie tänava lõppu ringteele ja ringteel kohe esimene maja. No ühesõnaga, ta ei ole nagu meie neighborhoodist, ta oli kaugel. No jah, mingi 200 meetrit võib-olla, nii. Ja siis Anneli nägi seda, tegi nalli, et võtame endale paari laud, vaata, et siia saab pudelidesse panna klaaside värki. Ja nii, ja siis me sõitsime sealt, sõitsime mööda mingi 3 korda, iga kord rääkisime sellest lauast. Ja täna hommikul me hakkasime hommikust sööma ja see laud oli meil maja ees. Mina arvan ikkagi, et see oli Pärt. Ja mitte keegi ei tea, kuidas see tuli, sest et me hommikul läksime Pärdiga jooksma. Me oleme hommikuti nüüd jooksmas käinud ja me jooksime nagu siit poolt majast, kus see laud oli ja me ei näinud seda. Ja me tegelikult jooksime sellest majast ka mööda, kus see laud oli. Aga seal meie juurest ma ka ei näinud seda. Ehk siis, ja siis salambist ilmus meile maja ette. Nii et... Ja kuna meil on täna õues 19 kraadi, mis tähendab seda, et toas on veel külmem, siis me mõtlesime, et me toome selle siia. Toolid ma juba sain, pesin ära. Nüüd on laud ka, saab õues süüa. Ei no, õue ideaalne, aga lihtsalt müsteerium.
ühesõnaga, siis me vist täna lähme kas mingile festivalile või Mäkke nagu, või mõlemat nagu mingi matkama. Ühesõnaga, vaatame, mis saab. Tulime nüüd siia matkamajja ja suht järsk on see asi seal või? Danger on igal pool. Nii et siin on keeruline see värk. No muidu oli päris ilus vaade või? Vesi oli all. Kivad ja. Jah. Ühesõnaga, nüüd me lähme vaatame. Extreemsporti ka siia päeva. Oligi hommikul ka pilatist. Mõtlesin, et tõenäoliselt liigub ka. Sa filmid või? Seda ei ole või sisse. Kuskil vesi soliseb. Ühesõnaga, me tulime siia matkarajal on ju ja siis põhimõtteliselt on siuke rada nagu meil on Taevaskoja ääres, et sa saad kõndida seal mingi mitukümmend kilomeetrit mööda seda jõe äärt on ju. Ja siis nagu me seisime kahekesti kuskil päraperses kivid otsas, siis järsku käis mingi räige praks. Ma täiega ehmatasin, ma täiega mingi võbatsin. Siis meie taga oli mingi ausikas. Vana tuli mingid teksad, ruuduline särk seljas, siuke 50-60. Jah, siuke 50-60 härrasmees tuli ja siis ta täiega ehmatas meid. Ja siis me küsisime talt, et kas see läheb ka kuskile või? Ja siis me saimegi temalt teada, et põhimõtteliselt on nagu üks pikk matkarada, mingi 12 kilti vist. Üks 12 või? Ühele poole 12, teisele poole 8. Jaa. No mida sa arvasid, et umbes, et kõnnid mööda jõe äärt ühele poole ja siis ujud tagasi? Ei tea, no ühesõnaga. Ja siis me otsusime, et okei, me lähme siis tagasi, sest siin üleval autoga üles sõita pidi olema mingi viewpoint. Nii, aga ilus mets on küll. Siuke ehtne džungel ikkagi. Nagu reaalselt ehtne džungel. Ja no ma ei tea. Siin küll saad mingi ussina. Jumal juba. Boring. Ühesõnaga. Nüüd lähme vaatame seda viewpointi vist. Jah. Vist. Don't know. Oleme jõudnud viewpointini. No ilus, aga kellegi heide on siin. Ja siin on üks auto. Aga kus ta läks? Kui teda siin ei ole. What? Vaade on küll ilus. Terid! Väga palju rahvast. Ma strateegiliselt kõnnin Pärdi taga, sest ta on kõige pikem ja teda on kerge rahvast üles leida. Me tulime mingile kuradi festival. Kreeka festival. Ja just. Kõik Austraalia kreeklased on siia ühele platsile täna kokku aetud. Ja ütleme nii, et rahvast on siitaks palju ja siin nagu põhimõtteliselt nagu mingi tavaline laat vist. Mingi toitu ja mingi Kreeka laat ja siis toitu ja mingi see lõbustuspargi osa oli ka, aga no ühesõnaga ütleme nii, et mina ei näe. Ma näen nii, nagu teie siit kaamerast näete. Võtame sulle kõrgemalt ka. Kommenteeri olukorda. Ütleme nii, et
täpselt aru ei saa, kus me tulime ja miks me siia tulime. Me tahtsime mingi süüa. Me mõtlesime, et see on nagu festival. See oli festivali nimega. Aga see ei ole festival. oi, ma jäin praegu uudiste taha plaanile, kurat.